Welcome to the celebration of the 103rd anniversary of the independence of Estonia. Tere tulemast Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamisele Los Angeles Eesti Majast. We will begin our program today with the singing of the national anthem by our very own Mati Riivald and accompanied by Kaia Pallo. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight o'er the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rocket's red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the brave. Suur tänu, Mati ja Kaie. Järgmiseks ma paluks õpetaja Enn Auksmani palvuseks. Eesti Vabariigi aastapäev satub tihtipeale paastoaja algusesse. Täna on viimane pühapäev enne paastoaega ja sellel päeval loetakse kirikus traditsiooniliselt ühte lõiku apostel Pauluse esimesest kirjast korintlastele, kus Paulus kõneleb kõige suuremast, kõige kallimast armu või Jumala vaimu annist, milleks on armastus. Ta ütleb seda peatükki sisse juhatades nõnda. Olge agarad püüdma suuremaid armuandeid ja ma näitan veel teile tee, mis on üle kõige. Ja siis ta räägibki sellest, mis on üle kõige ja nimelt ennast andev armastus. Ma arvan, et tegelikult see ei saa olla päris juhus, et meie väikese kalli riigi aastapäev või iseseisvuspäev on just sellisel ajal, mil meile tuletatakse meelde neid kõige olulisemaid asju ka kiriku kalendris. On väga palju väga tähtsaid väliseid asju, nagu seesama iseseisvus, vabadus, demokraatia, aga kui puudub seesmine, kui puudub sisemine vabadus, sisemine iseseisvus, kui puudub armastus, siis nagu apostel Paulus ütleb, sellest kõigest ei ole mitte midagi kasu. Paastoaeg on aeg, mil inimesi kutsutakse loobuma sellest, mis on halb ja vale, keskenduma heale ning püüdlema selle poole, mis on tõeliselt oluline. Ma ei kutsu teid kõiki sel tänasel pidupäeval nüüd paastuma selle sõna ihulikus mõttes. Tõsi küll, ilmselt ei tee ka see meile kellelegi paha, küll aga kutsun ma teid täie selgusega vaatama iseendasse ja tõepoolest juurdlema selle üle, mis on nii minu enda elus kui ka meie ühiskonnas sellist, mis peaks muutuma. Muutuma nii selles mõttes, et me ütleme sellest otsustavalt lahti, kui ka selles mõttes, et me veelgi enam püüdleme selle poole.
nii nagu apostel Paulus ütleb, olge agarad püüdma suuremaid armuandeid. Ja nii nagu ta lõpetab selle armastusest kõneleva peatüki või armastuse ülemlaulu, nagu seda nimetatakse, ent nüüd jääb usk, lootus, armastus, need 3, aga suurim neist on armastus. Ma soovin kõigile nii Isamaa armastust kui ka Jumala ja ligimese armastust, mis seisneb selles, et me näeme teisi enda kõrval, enda ümber ja oleme valmis andma endast parima, et nii oma enda elu kui ka oma ühiskonda üles ehitada. Õnnistagu ja hoidku selleks meid kõiki, meie maad ja rahvast, meie lähedasi ja omakseid, kõige väeline ja halastaja Jumal, Isa ja Poeg ja Püha Vaim. Aamen. Representing the city of Los Angeles, we're honored to have the Deputy Mayor of International Affairs, Nina Lucina Hachigian. Hi, I'm Nina Hachigian. I'm the Deputy Mayor for International Affairs for the City of Los Angeles. And on behalf of Eric Garcetti, our mayor, I wanted to wish you a very, very happy Estonia Independence Day. The Estonian American community helps make Los Angeles the culturally diverse and global city that it is. The Estonian Society of Southern California, founded almost 100 years ago now, the Los Angeles Estonia House, and of course the West Coast Estonia Days. All of them enrich our lives and create ties between our people. Estonia is of course a trailblazer when it comes to digital government, and I commend Estonia for its leadership in contactless government, in transparency, in public Wi-Fi access, and look forward to working together to build better digital infrastructure for Los Angeles and for the world. Again, my congratulations on this very special occasion. Thank you. Järgmiseks meil on Eesti Vabariigi välisminister Eva-Maria Liimets, kes esines ka meil Eesti Vabariigi aastapäeval 5 aastat tagasi, juhtub ka olema minu endine tudeng. Kallid eestlased ja Eesti sõbrad Los Angeleses, hea Jaak ja hea Rene, mul on suur rõõm teid tervitada, kui valmistume tähistama oma armsa Eesti Vabariigi 103. aastapäeva. Viimati olin teiega 5 aastat tagasi ja tõepoolest on suur rõõm siin taas teiega täna rääkida. See on meie kõigi jaoks väga südamlik, tähendusrikas ja väärikas aeg. Samuti tänavu suvel täitub 30 aastat Eesti iseseisvuse taastamisest, mille üle saame terves maailmas ühiselt rõõmu ja uhkust tunda. Nagu nendest tähtpäevadest võib aru saada, ei ole Eesti ajalugu olnud kerge. Siiski oleme suutnud enda olulistel hetkedel koonduda ning ühte hoides meie parema tuleviku eest seista. Nii kodus kui ka võõrsil, nii Eestis kui ka kaugemal. Loomulikult ka Ameerika Ühendriikide aktiivses Eesti kogukonnas ja teie toel, head eestlased Los Angeleses. Riigi ja rahva ajaloo kõrval seisavad aga alati ka iga üksiku inimese elusaatused. Väga paljud teist teavad seda enda, oma lähedaste ja perede elustaatust vaadates. Võõra võimu eest vabasse maailma põgenenud eestimaalased ei teadnud ju toona, kui pikaks see sunnitud lahusolek või pagulus kujuneb. Nüüd helgemal toonil sellele tagasi vaadates võime olla tänulikud kõigile neile inimestele, kes Eesti rasket staatust laias maailmas, terve maailma meeles on hoida aitasid. Tänu sellele püsis meie enda usk vabasse Eestisse ning meie eest seisis alati ka demokraatlik maailm. Eesti iseolemine ja tulevik on praegu kindlamini hoitud, kui ei kunagi varem. Ma õnnitlen teid veel kord ning teadke, et olete alati oma Eesti koju oodatud. Mul on hea meel kindlasti teid suvel siin näha, kui mitte sel suvel, siis mõnel järgmisel aastal, kui on meil taas Eestis laulupidu ja ma olen märganud, et see on olnud alati äärmiselt populaarne põhjus tulla Eestisse. Ilusaid
ja pidulikke hetki teile kõigile. Elagu Eesti! Järgmiseks meil on rõõm tutvustada meie head sõbrad tantsutrupp Uppsaar. Nad esinesid meile siin Los Angeleses 3 aastat tagasi Lääneranniku Eesti päevadel. Ja tookord, kui nad tantsisid siin, oli 120 kraadi keset suve. Ja ma kindlasti mäletavad seda, nad jõudsid kohale siia lennuki pealt kampsunid seljas. Ja nüüd nad esinevad meile Eestist, kus on -4 kraadi Fahrenheit. Tink tink tillerille tank 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 talleralle tink 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 tillerille tank 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 talleralle tink tink tillerille tank 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 talleralle tink 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 tillerille tank tank talleralle tink 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 tillerille tank 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 talleralle tink 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 tillerille tank 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 talleralle siin sees oli ilusatse ja kenaatse seda tahaks näha saada, mida karva, et see kasvab. Tink, 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 tillerille, tank, 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 talleralle. Tink, 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 tillerille, tank, 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 talleralle. Sees siiru viruliine, pealt kulla keeruliine, ümber hõõbe veruliine, alt vase veruliine. Tink, 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 tillerille, tank, 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 talleralle. Tink, 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 tillerille, tank, 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 talleralle. Tantsisime ja laulsime koos. Ootame, et kohtame taas. Head vabariigi aastapäeva! Võtan mulgu ja jätan augu, kus mullu oli mulku ja ammu oli augu. From the Los Angeles County Board of Supervisors, we have the following greeting to read to you. On behalf of the Los Angeles County Board of Supervisors, I'm pleased to extend best wishes to you and the Estonian community as you celebrate February 24th, Independence Day of Estonia. As home to 10.3 million residents representing over 140 cultures, the county values the ongoing exchanges with the international community. We cherish the relationship that exists between our two nations and will work to preserve and strengthen the ties that unite us in friendship and in peace. From Hilda Solis, member of the County Board of Supervisors. Thank you very much for your kind words. Los Angeles Eesti seltsil on suur rõõm ja au, et meil on maailmas nii palju sõpru, kes tänasel Eesti Vabariigi aastapäeval on saatnud meile tervitused, mida programmi jooksul teile ka ette mängime. Kõigepealt alustame konsulitega. It's a great honor for me to present the Finnish Consul General for Los Angeles, Stefan Lindström. Dear Estonian friends, it's always a pleasure to be with you at this occasion. Now, of course, in a little bit different setting. However, this occasion is sad for me for 2 particular reasons. The first is, of course, that this Independence Day is not celebrated together with you personally, sharing memories, stories, all performances, the food, of course, the culture, all these things that make us really what we are. When you celebrate together, it's always so much more powerful, meaningful with and among friends. People that understand us, understand our history, understand our values better than anyone else does. But with the uncertainties that we all face at the moment, better to be safe than sorry. These times have not been easy, and the next coming months will not be any easier, but we just have to stay strong, stay resilient, so that we can celebrate this occasion in much more vigor and better than this year. The other reason why it's really sad for me is that
this is now the 5th year that I've been addressing you at this occasion on behalf of your closest friends up in the north on the other side of the bay. And this will also be the last time, at least for a time being. My term is coming up in the summer and I'm moving back to Finland as it looks right now. I've always enjoyed this warmth and atmosphere at this special day, and I will surely miss it and treasure it wherever I will be. I looked up on the speeches what I've been giving here the previous years, and as you know, I tend to be a bit philosophical in my comments. I see that I have previously talked about elections, I've talked about values, about the partnership and connections on both sides of the Atlantic, about that we are so good friends that we actually even share an enemy, which is kind of funny. I've also mentioned the importance of the songs Eestlane olen ja eestlaseks jään, and last year I made references to Tere Perestroika. And I've always attempted to speak a little bit in Estonian. Judging from the comments from the first year and now for the 4th year, and now we are coming into the 5th year, it seems to be a better success rate every year. So, nii, et jatkame siit eesti keeles. Me oleme hiljuti nii Ameerikas kui ka Eestis näinud, et demokraatia pole lihtsalt seisund. See on tegu või lihtsalt palju tegusid, mis koosnevad väärtutest, iseloomutust, teriliikumutest, mida esindate, mille eest te seisate. Meie kõige väärtuslikum osa on meie väärtushinnangud. Ühiskonnas tähendab see poliitilisi valikuid, mille eesmärk on tagada meie iseveesus, meie vabadus ja parimad võimalused kõigile. Hoidkem need väärtusi tugevalt, sest need on tõesti meie edukuse peamine koostisosa. Soovin teile head iseäänestyspäivä, püsige tugevad ja hoolitsege üksteise eest. Thank you very much. Elagu Eesti. Next we have the honorary consul from Los Angeles, Jaak Treiman. Whether in person or from a distance, today we celebrate Estonia's Independence Day. Even though I'm speaking from the Estonian House, my remarks come to you by way of camera and microphone. We are unable to mingle with each other at our Eesti Maja, a place that holds many memories for all of us, not the least of which include the many meals we have enjoyed here. Independence Days are a chance to look back and look forward. But today is also a chance for us to unite. Regardless of the sundry, serious disagreements we may have with each other, today we celebrate something we can all agree on. We celebrate the proclamation of Estonia's independence in 1918. We celebrate the restoration of Estonia's independence. In doing so, we celebrate the principles on which independence was gained and regained, the principles on which the spirit of liberty grows, the premises on which America's Declaration of Independence and the Constitution's Bill of Rights are based. These are the principles that unite us. These are the principles we celebrate today. If I'm right, regardless of what the doomsayers say, all of us here in America and in Estonia, Latvia, and Lithuania have a bright future. I look forward to seeing all of you in person at next year's celebration. Thank you. Thank you, Jaak. The honorary consul from Latvia for Los Angeles, Dr. Juris Punkis. Leadership of the Estonian Society of Los Angeles, fellow consuls,
fellow Balts and guests. 103 years. I am honored to be in your midst virtually to celebrate the 103rd anniversary of Estonia's initial declaration of independence. Oh, virtually, and I have been vaccinated, so I guess I can take this mask off. I would also like to express congratulations from the Los Angeles Latvian community and the Latvian government, represented by Ambassador Mars Selga in Washington, D.C. Estonia prevails. There were many years when this day could not be celebrated openly. The Estonian flag could not be displayed. We are fortunate to be able to celebrate this day now that Estonia has regained its independence a second time from the Soviet Union in 1991, and that Estonia is again a free country. May the sun shine on Estonia forever, and may it remain free. How the world has changed since your last Independence Day celebration a year ago. None of us has previously experienced a virtual Estonian Independence Day celebration, although I did experience a virtual Latvian 102nd Independence Day celebration in November, and thank you to your consul, the Honorable Jaak Treiman, for participating. COVID-19 has ravaged our world and changed it in ways we could not envisage a year ago. Who could have predicted a serious pandemic with a year of closed businesses and churches, social distancing, and masks? I certainly hope that you yourselves did not get sick or worse, suffer the death of a loved one. But the pandemic is starting to wane, and people are finally beginning to follow CDC guidelines and are getting vaccinated. May I suggest that all of you get vaccinated at the first possible opportunity. I am pretty certain that with people vaccinated and certain precautions in place, we will be able to meet in person next February, and God and my schedule permitting, I will be able to join you in person. I don't miss the 2-hour drive to the Estonian House from Orange County, but I sure miss not seeing you in person, hearing your lovely choir, and experiencing your wonderful rye bread. How the world has changed in these 103 years. For almost half of the years since 1918, Estonia was not a free nation, but now is once again, and hopefully will be so in perpetuity. I do read news about the Baltics frequently and know that you have had some political turmoil, but you remain a free country, able to choose your own destiny. I also read a lot of books and would like to recommend a book to the history buffs amongst you. I just finished a book called The Last Million by David Nasaw about Europe's displaced persons, DPs as we call them, following World War II. It covers the plight of refugees from all of Eastern Europe, has a specific emphasis on the way the Jewish concentration camp survivors and Polish Jewish refugees who survived by going to the Soviet Union during the war were treated. But the book has a major emphasis on Baltic refugees. I had not realized that in the DP Act of 1948, Balts were singled out preferentially over Poles, Ukrainians, and other Eastern Europeans for favorable treatment with regards to immigration to the United States. Being a DP child born in a camp in Germany, I thought I knew much about that era, but I learned a lot more from this book. Upon finishing Teachers College, my father was conscripted into the Latvian Legion for the last year of the war to fight the Soviets on the Eastern Front. My father was not a volunteer. His choice was to go to the army or go to a German concentration camp, or worse, to get shot on the spot for disobeying an order. My father was in the Latvian-only unit, but his group was officially designated the Baltic Waffen SS. My father did not have the compulsory SS tattoo on his arm, had nothing to do with the German SS or harming Jews in any way. But after the war, my family could not leave the camps until rules were liberalized in March of 1950, allowing former Baltic Waffen SS members to emigrate to the West. Previously, I had not understood my family's delay in leaving war-torn Germany, but I got insight from this book and would recommend it to anyone interested in this piece of our history. Thank you, Renee, for this invitation to be with you on this special day. I wish all of you a very pleasant
Estonian Independence Day celebration and ask you not to forget the Baltics in your everyday lives. God bless the Baltics and protect us, and may God grant us an end to this pandemic so we can get together in person next year, and allow me to enjoy your most delightful rye bread. Bread that resembles what my mother used to bake on a weekly basis when I was a child. God bless a free and independent Estonia forevermore. Jumal honestagu estit. Tänase peakõnelejaks on Eesti Vabariigi peakonsul San Franciscost Ann Hänni. Ann Hänni on lõpetanud Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia koorijuhina. Tal on ka poliitikateaduste kraad Tartu Ülikoolist. Alates 98 aastast töötab Ann Hänni Eesti Vabariigi Välisministeeriumis. Head Los Angeles Eesti Seltsi liikmed, head eestlased ja Eesti sõbrad. Dear members of the Estonian Society of Los Angeles, dear fellow Estonians and friends of Estonia. I start my speech in Estonian and will switch into English soon, alternating the languages thereafter. Ma olen tõesti südamest õnnelik, et mul on au teid tervitada tänasel pidulikul tseremoonial Eesti peakonsulaadi San Franciscos poolt ja soovida kõigile õnne Eesti Vabariigi peatse 103. sünnipäeva puhul. See, kuhu me oleme tänaseks jõudnud, on ühtaegu nii imetlusväärne kui vastutustundlikkust ehitav. Me adume väga selgelt, et Eesti iseseisvus ja edukus ei ole tagatud niisama, vaid vajab järjepidevat tegutsemist, tähelepanelikku ja vastutustundlikku suhtumist. Seda nii kodus kui ka kodust eemal. Ma olen siiralt tänulik Los Angeles Eesti kogukonnale, kes on aastakümnete jooksul hoidnud kõrgel eestluse väärtust ja väärikust ning annab jätkuvalt tähelepanuväärse panuse sellesse, et Eestil läheks hästi nii kodus kui rahvusvahelisel areenil. On behalf of the Consulate General of Estonia in San Francisco, I am truly delighted and honored to welcome you at today's ceremony and congratulate everyone on the forthcoming 103rd anniversary of independence of the Republic of Estonia. We are proud of and at the same time feel the responsibility for what our beloved homeland has achieved by today. We understand clearly that Estonia's independence is not a granted gift. It needs consistent attention, dedication, and responsible attitude, both at home and in abroad. I'm sincerely grateful to the Estonian community in Los Angeles for representing our country and our nation proudly and with dignity for decades. Your continuous commitment to contributing to Estonia's well-being, both at home and internationally, is truly remarkable and highly appreciated. Head Los Angeles Eesti Seltsi liikmed ja Eesti sõbrad. Oleme jõudnud ajajärku, mil meil on õnn tähistada mitmete meile ühiselt oluliste ja südamelähedaste sündmuste väärikaid tähtpäevi. Hiljuti tähistasime Eesti Vabariigi 100. juubelit suurejoonelise programmiga, mille raames nii Eestis kui Eestist kaugemal toimunud üritusi ja ettevõtmisi jagus mitme aastanumbri sisse. Järgmisel aastal täitub 100 aastat diplomaatiliste suhete sõlmimisest Eesti ja Ameerika Ühendriikide vahel. Mõne aasta pärast on terendamas Los Angeles Eesti Seltsi 100. aastapäeva teetähis. Väärikas ja uhke, eks ole? Need on saavutused, mille üle ühiselt rõõmu tunda. Ühtlasi kätkevad need endas üleskutset vastutusrikka töö jätkamiseks. Siiras tänu kõigile teile, kellel on oma osa selles, kuhu me tänaseks jõudnud oleme. Teie pühendumus ja eeskuju ning loodetavasti ka väärikatest tähtpäevadest kiirgav emotsioon annavad tuge ja innustust nii senistele kui tulevastele järjepidevuse kandjatele, Eesti omariikluse hea käekäigu eest seisjatele. Sel samal eesmärgil täiendava panuse andmiseks ja Eesti esindatuse tugevdamiseks Ameerika Ühendriikides on hiljuti käivitatud ka Eesti peakonsulaat San Franciscos. Meie peakonsulaadi kui Eesti ühe värskeima diplomaatilise esinduse ja Los Angeles Eesti Seltsi kui Ameerika Ühendriikides ühe vanima eestlaste ühenduse ettevõtmised toetavad ja täiendavad üksteist. Dear members of the Estonian Society of Los Angeles, dear friends of Estonia, we are fortunate to have reached an era when we can celebrate quite a few remarkable anniversaries
that are truly close to our hearts. Recently, a spectacular program of numerous events taking place over several years, both in Estonia and abroad, was put together to celebrate the 100th anniversary of independence of the Republic of Estonia. Next year will mark the centenary of establishing diplomatic relations between Estonia and the United States of America. In a few years, the milestone of the 100th anniversary of the Estonian Society of Los Angeles is approaching. These achievements make us feel proud and cheerful, don't they? At the same time, they also call for keeping up the hard work that needs to be conducted responsibly. My sincere thanks to all of you who have a part to play in where we have come by today. Your personal commitment and dedication are admirable. The brilliant example you have set is inspiring and invaluable in taking care of the continuity of Estonia's statehood. To make a further contribution to this end and to strengthen Estonia's presence in the United States, the Estonian Consulate General in San Francisco was recently established. Our Consulate General, as one of Estonia's newest diplomatic representations, and the Estonian Society of Los Angeles, as one of the oldest Estonian associations in the United States, support and complement each other's activities on behalf and for Estonia on West Coast. Head kaasmaalased, jätkates Eesti peakonsulaadi San Franciscos käivitumise valguses on mul rõõm tõdeda, et Los Angelese eestlaskond on olnud meile erilise tähendusega. Tänu Eesti aukonsulile Los Angeleses, härra Jaak Treimannile, oli mul au osaleda eelmise aasta esimestel päevadel Los Angelese Skandinaavia filmifestivali raames toimunud Eesti filmi Tõde ja õigus linastusüritusel. Ma olin äsja alustanud peakonsulina San Franciscos ja minu esimene visiit tõi mind teie juurde Los Angelesse. See oli küll põgus külastus, kuid andis suurepärase võimaluse kohtuda kohapealse Eesti kogukonnaga ja tänu teie hoolikalt läbimõeldud korraldusele tutvuda ootamatu boonusena ka Eesti majaga. Aitäh, Helena ja Kaie, Jaak ja Rene! Tervitan kõiki teid, head Los Angelese eestlased ja Eesti sõbrad, nii teid, kellega õnnestus veidi enam kui aasta tagasi päriselt kohtuda, kui kõiki teid, kes te tänasest virtuaalselt toimuvast pidulikust tseremooniast osa võtate. Vastasin rõõmuga jaatavalt, kui Rene tegi mulle üsna varsti pärast esimest visiiti ettepaneku osaleda aasta pärast, ehk siis nüüd, Los Angelese Eesti Seltsi Vabariigi aastapäeva tähistamise üritusel, mis annuks taas võimaluse tihedamaks suhtluseks Eesti kogukonnaga. Nüüdseks kujunenud seisus meenutan kerge nostalgiaga eelmist visiiti. Olen tänulik tänase võimaluse eest teiega virtuaalselt ühendust hoida ja jään ootama uusi võimalusi päriselt kohtumisteks. Dear fellow Estonians, it makes me somewhat nostalgic while thinking about the Estonian community in Los Angeles. My first visit as Consul General in San Francisco took me to Los Angeles. At the beginning of last year, I had the honor to attend the screening event of the Estonian film Truth and Justice that was shortlisted for Oscar consideration as the best foreign feature film. Thanks to our honorary consul in Los Angeles, Mr. Jaak Treimann, my short but very sweet visit provided a great opportunity to meet the local Estonian community and as a positively surprising bonus also took me briefly to the Estonian House. Thank you, Helena and Kaie, Jaak and Rene, for arranging such a memorable day. Shortly after the visit, I was glad to accept Rene's invitation to celebrate Estonia's Independence Day in 2021 together with the Estonian Society in Los Angeles. I was truly looking forward to this opportunity to meeting again Estonian community in Los Angeles. As it stands now, the best we can do is to use virtual channels of communication. I'm deeply grateful to Rene for his leadership in keeping alive the tradition of the Estonian Society of Los Angeles and arranging a special event for celebrating the anniversary of independence of Estonia together, even despite the circumstances we are currently in. I would also like to take this opportunity to express my sincere gratitude to Jaak for his constant dedication and utmost contribution in representing our country as honorary consul in Los Angeles over decades. And last but not least, I thank you,
dear members of the Estonian Society of Los Angeles and Friends of Estonia, for your continued support in building friendly relations and stronger bridges between Estonia and West Coast. On the National Day of Estonia, on February 24th, our blue, black and white flag will be hoisted on the balcony of San Francisco City Hall. This marks Estonia's representation on the entire West Coast and confirms good relations between our people. Let us work together in keeping these friendly relations flourishing so that we can continue to celebrate anniversaries of Estonia's statehood with pride and joy. Head Los Angelese Eesti Seltsi liikmed, head Eesti sõbrad! Eesti peakonsulaadi San Franciscos nimel olen tänulik, et olete seisnud Eesti hea käekäigu eest ja aidanud kaasa suhete edendamisele Eesti ja siinse piirkonna vahel. Suur tänu Reneele, kes Los Angelese Eesti Seltsi juhina ei ole lasknud katkeda Eesti Vabariigi sünnipäeva piduliku tähistamise traditsioonil. Sügav kummardus Jaagule, kes Eesti aukonsulina Los Angeleses on Eesti nimel ja Eesti heaks aastakümneid pühendunult panustanud. Aitäh teile kõigile! Kinnitan, et meie peakonsulaadi eesmärgiks on anda oma täiendav panus, et ühiselt Eestit veelgi nähtavamaks ja suuremaks teha. Eesti Vabariigi sünnipäeval 24. veebruaril heisatakse San Francisco linnavalitsuse rõdul meie sinimust-valge lipp. See tähistab Eesti esindatust kogu läänerannikul ning kinnitab häid suhteid Eesti ja Ameerika Ühendriikide vahel. Hoidkem ja edendagem neid ühiselt, et saaksime Eesti omariiklust rõõmu ja uhkustundega ikka ja jälle tähistada. Head Eesti Vabariigi 103. sünnipäeva! Happy Independence Day, Estonia! Elagu Eesti! And now we have a greeting from our friends at the Lithuanian consulate in Los Angeles. Happy birthday, Estonia! Tegivoja Estia! Long live Estonia! Elagu Eesti! Our brother freedom fighters, the Estonians. Happy birthday! We wish you, Estonia, eternal sunshine and happiness. love, Happy anniversary! perseverance, Friendship! unity. Bike care. Keep your freedom. Love, freedom, unity. Strength and happiness and a bright future. Keep smiling. Be happy. We wish you love. And the future is yours. Happy Independence Day. Stay happy. Estonia, as president of the Baltic American Freedom League, wish you a happy Independence Day. Our Estonian friends, we would like to wish you a happy 103rd anniversary on your independence. From Lithuanian community over to Estonia. Be safe! Järgmiseks esineb meile Eesti poetest Saaremaalt Nette Tiitsaar. Head eestlased seal kaugel, aga samas nii lähedal. Eks ta kipubki nii olema, et ainus koht, kus olla tahan su kõrval viibides, see on lähedamal. See kehtib nii inimeste, aga miks mitte ka maa kohta. Kohe kindlasti. Aga kuna ühe eestlase sünd inimesest inimeseks võib olla suisa uue aja eepose pikkune sisekaemus, siis just täna avaldame väikese lõigu sellest läbi luulekeele. Sa vaatad mulle alla ja veidi ülevalt, kuid mõistad, ma mõistan oma ajas aegsalt. Et must on must ja valge on valge, ent mitte miski pole must ja valge. Vahel mõtlen, kelleks sa küll end pead. Mõnikord saan su pingutustest aru, kui peab. Üha läbimatuks muutumas on see sabrikus. Rada,
mida puude taga näeb üksnes sügava hingepuudutus, sest annab aimudu seltsiva suurne aktsent, justkui niisama passides suurt akent. Aga näen juba raamidest välja, sõjakalt. Ent jättes puutumata panderilja. Kas oled elupoodnik, arvestad mu mina silti või hingekratt, pannes proovile hoopis kogu maailma pilti? Küll ei taha lahti lasta, aga siis avastagu oma maid. Saad alati öelda, et nüüd sa jälle said. Aga kuula, arusaam. Meid ootab ees tõsine jutt. Meid ootab ees õnn, armastus, halajanut. Selles võid sa kindel olla. On arenguteid lihtsamaid ja keerulisi. Ära sa pahaseks, kui märkan ka teisi. Idealism realismis või nende hübriid. Kumb on kumma armuke, milleks ometi see riid. Olgu fakt või tõde, aga siis juba empiiriline. Kas kustutasid tule või ongi siin nõnda pime. Viskan külmakingad nurka ja siin on tulem. Kevad silmades tärkab mu sinine unelm. On soojem. Ja juba kostubki maajalg all. Hei, mina siin ja mu halliks tõmbunud sall. Ma märkasin sind ja pidasin tõeseks. Kuid enam ma ei usu kõike, mida mõtlen, eks. Tõik, see lihtsalt mõte, kuidas asju näha võin. Lase lahti sellest, mis ei tööta. Selles on mu võim. Ma seisan paigal aegunud pagasiga. Kirjutan kõik ümber nähtavat autorina. Kaalun mõttes ebatõenäolist. Uurin võimatut. Ja kogen palju rohkemat ja koguni uut. Valin ehk uue tõeks pidamise. See ei muuda mu olemust. Küll aga olemist. Sa pole mina. Ma olen mõistus, kes sind valis. Endaga kui taaka mõttesildadel taris. Mõni sinusugune surub mind alla. Teised jällegi tõstavad. Ja teised seal ribide kongis miskit vahele lõkerdavad. Tõde pole alati see, mida pean tõeseks. See on mõjuvõim mõteteks. Kuidas saavutada tasakaalu, kui tsirkus inimhinge sügavuses? Ma kukun, õpin ja jätan meeldeses. Tormis endaks jään, kui tõusen paremana, targemana. Aga eks ta nii ole, et suur süda ongi tugevatele vaid kanda. Raskus hinges, kuid soovib kanda. Ja ehk siis, kui armastan nagu poeet, et südame hääl peab viisiga riimumata sõnade vahel. Nii et vere valamise asemel parem kipun poeedistama. Ma olen maailm, kuid mitte ainus maa. Ma olen Eesti armastaja ja omaenese valge maja. Võin olla kaugel, aga siin, lähedal, aga seal, kuid kindlalt kulgedes luukleval elureal. Andes endale külma ja sooja kahu, kohale jõudes ka südamerahu. Jalutan lootuses, millegi ootuses. Ja lõpuks vaatad mulle kalt üles. Sa tõeks pidamine. Sa tuled ju minu seest. Eestlasest. Eesti tuntud akrobaat Vello Vaher esines meil siin
Hollywoodis paar aastat tagasi America's Got Talent telekaprogrammis. Ja kui ta tegi seda pärast seda esinemist, meil oli vastuvõtt siin Eesti Majas. Sellest ajast peale on olnud meile suureks inspiratsiooniks. Nüüd saade tuleb Eestist, kust Vello tervitab ja esineb meile. Kallid Los Angelese eestlased. Meenutan tihti, kui imelise vastuvõttude oma majas mulle korraldasite, kui ma esinesin teleshows Amerikas Got Talent. Hoiame ühte ja hoiame oma lippu kõrge. Me hoiame küünte ja hammastega oma vabadusest kinni. Head Eesti Vabariigi aastapäeva. Suur tänu. 3 aastat tagasi meie Lääneranniku Eesti päevadel esines Marek Sadam. Ja meil on nüüd hea meel, et ta esineb kah meile jälle. Ta on kirjanik, luuletaja ja laulja. Head eestlased ja eestimeelsed seal kaugel. Ilmselgetel põhjustel me kokku saada ei saa, aga võib-olla see aeg ongi selleks vajalik, et me mõtiskleksime enda sees Eesti üle, enda eestlaseks olemise üle ja selle armastuse üle, mis meid seob. Võib-olla mäletate, kui laulsime teie ja Anti Kammistega koos Ilus Eesti naine, nii Eesti Majas kui siis Lääneranniku päevadel, oli ilus hetk minu elus. Ja siis, kui lõpuõhtul lauldi Eestlane olen ja eestlaseks jään ja lehvitati Eesti lippe, mis on. Eesti lipp teadupärast on maailma kõige ilusam trikoloor. Vähemalt minu jaoks. Loen teile sellel vabariigi aastapäeval 3 luuletust. Ühe emakeelest ja teised luuletused Eesti peale mõteldes kirjutatud. Esimene luuletus, emakeele kõla. Minu luuleraamatust me saame sellest üle. Emakeele kõla. Ega emakeele kõlast kaunimat vast polegi. Jäädes kohe päris ausaks, osa temast olengi. Keeleruumis üsna vabalt mängin oma mängud kõik. Võtan kinni sõnasabast, vahel temale jääb võit. Ritta seatult iga häälik tähestiku osaks saab. Nõndamoodi rahvas räägib, kaunilt teine teisega. Puhtas selges emakeeles, pandud tool ka slängile. Seni kuni reeglid meeles, temaga me mängime. Suur tänu. Järgmiseks esineb meile Los Angelesi kandle ansambel Ingli keeled.
Järgmine tervitus tuleb Eesti Riigikogu saadikult ja endine peaminister Jüri Rataselt. Kallid Eestimaa inimesed, tervitused siit Eestist, Tallinnast, mis on tõesti lumine ja muinasjutuline. Õige pea Eesti tähistab oma 103. sünnipäeva ja sellel aastal me tähistame ka 20. augustil 30 aasta möödumist Eesti iseseisvuse taastamisest. Loomulikult mulle meenub 2017. aasta ja Los Angeleses toimunud Lääneranniku Eesti päevad. See oli võimas ühtehoidmine ja see oli siiras uhkus. Eesti elab, kuni me südames kanname ja järeltulijatele meie armast Eestimaad edasi anname. Südamlikku pidupäeva meile kõigile. Pere keskis, et meie armas Eesti elaks veel pikki aastaid. Kui te tulete Eestisse, siis olete alati siia Riigikogusse külla oodatud. Suur tänu! Me kuuleme nüüd veel ühe luuletuse Maret Sadamalt. Ma loodan, et kunagi ei lähe nii, nagu selles luuletuses kirjutatud. See on üks nendest lauludest, üks nendest tekstidest, mis on saanud ka lauluks. Ja kunagi, kui tulete minu kontserdile, siis kuulete. Aga loen seda teile täna luuletusena ja loodan, et kõlab kenasti nii kõrvades kui hingedes. Mineviku maa. Käe hoian küünla kohal, ärkvel hoiab valu, kui valdav vale kutsub unne magusalt. Ma tahan olla kohal igas tühjas talus, ka keset lootusetust soovin paluda. Sealpool, kus soo käe tõstab vaimupime ja lonkab selja taga kadedus, ma tean. Võib-olla lihtsameelselt hoian meeles nime, kuid seisus kohustab. Ma tahan, lihtsalt pean. Nüüd jätan meelde iga puu ja iga käänu, kõik linnatänavad, kus lõikab kodutuul, et kui kord kodutu, siis vähemalt on jäänud mu verre väike maa ja rahvas tundmatu. Nüüd hingan igas hetkes õnnelikku viimast ja vastutulijat ma hindama ei pea. Mu mõtted küll on jäljed tormieelsel liival, kuid seisus kohustab. Ma tahan, lihtsalt tean. Miks peame püsima? Ah, mida ta meile annab? Kas hoopis parem olla kaugel nimeta? Ei soovi ühel päeval mõelda võõral rannal. Ma armastan sind, mineviku maa. Ma armastan sind, mineviku maa. Ma loodan, et me ei kellegi jaoks Eestiga ei juhtu kunagi samad lood. Tartu Rahvaülikooli segakoori dirigent Lauri Preede juhatab Els Himma eriklassi ja Uno Loobi esitatud aegumatu hitti See on hea. Kallid eestlased, me käisime 2017. aastal selle kooriga külas Lääneranniku Eesti päevadel. Ja meil oli väga fantastiline vastuvõtt ja mis oli imeline reis. Ma muidugi tänan Reneed ennast kõigepealt selle asja korraldamise ja võimaldamise eest, sest ega siit meilt Eestist väga kerge sõita ju ei ole. Head vabariigi aastapäeva teile kõigile!
Suur aitäh! Järgmiseks meid tervitab Margus Saar. Head Los Angeles eestlased, soovin teile siit Eesti Televisioonist rõõmsat Eesti Vabariigi aastapäeva. Meenutan tihti, kui kohtusime 2017. aasta suvel Los Angeleses Eesti päevadel. See oli kui suur uhke laulupidu. Nii tuleb jätkata. Oleme rõõmsad eestlased ja oleme uhked oma Eesti üle. Soovin teile kaunist sünnipäeva. Elagu Eesti! Suur tänu! Järgmiseks meid tervitab filmide produtsent Ivo Felt. Tervitused Matsalust. Tavaliselt ma olen käinud talviti Californias soojas. Töö on mind sinna toonud päris palju viimastel aastatel ja on olnud päris hea. Miskipärast see tunne, kui maandud Los Angelese lennuväljal ja võtad auto ja sõidad linna poole. Seal on mingi selline imelik vabadus. Mina ei tea, kas see Ameerika ongi selline või miks see nii on. Igatahes on hea olnud. Ja ma usun, et suur osa selles on ka selles, et ma tean, et Ameerikas on päris palju eestlaseid. Nendega on seal väga tore kohtuda ja kuidagi mingi rakuke töötab igal pool. See on väga mõnus. Aeg on selline veider ja maailm on muutunud ja muutumaas. Viimased muudatused ei ole võib-olla nii halvad olnudki. Kui mõelda, mis on juhtunud Ameerika ja Eesti poliitikas, tundub, et meil on täitsa hästi lootust. Vaatame, kui sedasi läheb. Head Vabariigi aastapäeva, elagu vaba Eesti. Next, we're very proud to present Edge to Edge, an art show that's been put together by Yuri Koll. Meil on suur rõõm nüüd esitada Eesti lühifilm Snowflake, mis möödunud aasta võitis auhinna Los Angelesi filmifestivalis.
Suur tänu. Veel kord Marek Sadam. Ja ma ei mäleta seda, kas ma seda esitasin, kui Eesti Majas kontserti andsin või mitte, aga ma loodan, et see tekst tänases päevas on õige. Ja kõlagu see teile tervituseks minu poolt ja siin nende eestlaste poolt, kes elavad Eestis ja tervitagu see kõiki eestlasi ükskõik millisel rannikul või millisel mandril või millisel maal. Hoiame ühte, vaatame endasse ja mõtleme selle peale, mis on meie igaühe Eesti. See on minu palve. Palun hoia puude ladvist kuni juure otsteni, vabast taevast põhjaveeni, vihmapiisast mereni, kevadkünnist lõikuseni, suveöödest talveni, väiksest soovist tegudeni, koidust õhtupalveni. Palun hoia ema südant, et veel püsiks meie keel, lapsemeelsust, lihtsat küla, maad, mis saadud isadelt. Linna anna rohkem rahu rahval ühtehoidmismeelt. Liiga palju ilmselt palun, aga kõik see südamel. Palun, hoia meie laule, sest neid vaja läheb veel. Raskeid aegu aiman kaugel, aga need on juba teel. Tõstan pilgu loojangule, mis veel oskan lisada. Ükskõik palju ta mind jätnud. Mul on silmis palvepisarad. Anna meile oma aega. Anna tarkust püsida. Võivad teised mind ju naerda. Ma sinu käest saan küsida. Anna meile oma aega. Anna teada armastust, sest kusagil seal teispool pilvi on Eesti lootus ja Eesti usk. On Eesti lootus ja Eesti usk. Ilusat ja head ja mõtteküllast Eesti Vabariigi aastapäeva. Suured tänud. Järgmiseks Kaire Vilgats, Keter Jaani, Kalle Sepp, Ivo Linna, Andrus Kasesalu ja Neleviis Vaiksoo ja Bugi Company salvestasid spetsiaalselt meie jaoks 50 aastat tagasi 71. aasta Heldur Karmo ja Arne Oidi poolt kirjutatud laulu Mis värvi on armastus? Kes seda teab? Ja Bugi Company tervitab kodusest lumisest Eestist Los Angelesi eestlasi ja eestlasi kogu maailmas Eesti Vabariigi 103. aastapäeva puhul. Jah, Andrus. Ja. Tore! Igal sügisel meenutame ikka Lääneranniku Eesti päevi Los Angeles, mis olid 2017. aastal. See oli üks väga eriline ja südamlik kogemus, kus kodu ja väliseestlased veetsid koos 5 ööpäeva ning tundsid, et eestlased olid teie üritusel kõik ühe ja üks kõigi eest. Jah. Just. Me tahaksime oma kodusest stuudiost teile mängida 50 aastat tagasi Arne Oidi ja Heldur Karmo loodud laulu Mis värvi on armastus. Veel kord, head Eesti Vabariigi aastapäeva teile kõikidele! Värskel kui juunis punetab maasikavärv. Su juuksed on puravid pruunid, silmad kui sinine järv. Neid värve ma näen, neid värve ma tean, neist laulugi kokku sean. Kuid mis värvi on armastus? Kes seda teab? Mis värvi on armastus? Kui teaks, küll oleks hea. Su aknad maaliksid kohe. Just seda värvi ma, et iga päev mu armastust siis näeksid sa. Siis näeksid sa.
õnneliseks muudab mind ootus, sinuta maailm on hall. Vaid igatsus leevendav lootus särab kui hõbekristall. Neid värve ma näen, neid värve ma tean, neist laulugi kokku sean. Kuid mis värvi on armastus? Kes seda teab? Mis värvi on armastus? Teaks küll oleks hea, su aknad maaliksin kohe just seda värvi ma. Et iga päev mu armastust siis näeksid sa. Siis näeksid sa. Öö purjetab mustaval laeval, tuleb siis päev mul näib. Et roos hakkab pintsliga taevast puidukiir kuldamas käib. Neid värve ma näen, neid värve ma tean, neist laulugi kokku sean. Kuid mis värvi on armastus? Kes seda teab? Mis värvi on armastus? Kui teaks, küll oleks hea. Su aknad maaliksin kohe just seda värvi ma. Et iga päev mu armastust siis näeksid sa. Mis värvi on armastus? Kes seda teab? Mis värvi on armastus? Kui teaks, küll oleks hea. Su aknad maaliksin kohe just seda värvi ma. Et iga päev mu armastust siis näeksid sa. Siis näeksid sa. Siis näeksid sa. Siis näeksid sa. Järgmiseks lõppsõnaks on meie oma Los Angelesi doktor Edgar Kaskla. Lugupeetud eestlased, olen elanud maal, kus iga väikene asi, iga eriarvamus, iga sõnavõtt läheb luubi alla ning inimesed enam ei saa omavahel läbi. Poliitilisel areenil on tegemist erakondade vahelistel konkurentsiga, aga pigem on see kõikjal ühiskonnas levinud. Mõiste nagu ameerikalik kogukond on lõplikult lõhutud ja võib-olla peab konstateerima, et kunagi hästi siin ei sobinud, kuna rasside ja etniliste vahed on alati suured olnud ja kokku sulamise idee on lihtsalt illusioon. Isegi eestlaste puhul mäletan hästi aegu, kui mu vanaema rääkis aktsendiga ja ettekandja restoranis vastu põrutas, et ei saa temast sõnagi aru. See muuseas juhtus korduvalt. Aga see selleks. Need konfliktid on vanad, aga elustatud viimase 5 aasta jooksul ja nüüd suurima pandeemia ajal on ikka neid, kes väidavad, et koroonaviirus pole päris või pole nii hull või on meetod, millega Bill Gates saab vaktsiiniga igasse inimesse sisse süstida mingit mikroküüpi inimkonna kontrollimiseks. Ameerika ühiskond on katki. Ühest küljest on teiste mõistmine ja leppimisega asjaolud paremad kui kunagi enne. Naiste seksuaalne ahistamine on päevavalgele toodud, samasooliste suhted on samuti nii kaugele jõudnud, et tundub normaalne olema. Mõned meist on teistmoodi ja miks sellest nalja teha või lollitada. Aga samal ajal on ikka neid, et need muudatused tähendavad mingit maailma lõppu või tsivilisatsioon on naiste ja geide näol rikutud. Olen väga mures, et need samad lõhestuvad ideed ja sõnad on Eestisse jõudnud. Meid on nii vähe ja kas tõesti mõtet tekitada vihavaenu omavahel, kui probleemid, mis käsil on nii suured ja vajavad just ühtsust. Kui Imre Sooäär tuli Riigikokku tagasi detsembris, pidas kõnet, mille peale üks Riigikogu liige ütles,
et sõnavõtt oli jõhker. Teine ütles, et tuli tal külmavärinad. Mida Sooäär ütles, mis nii jube oli? Eesti vajab armastust. Oma uue aasta tervituses rõhutas president Kaljulaid, et vajame tolerantsust. Aamen. Isegi siin USAs on uus president kordunud sõnu ühtsust. Peame ühtsust leidma. Aamen. Viimaste nädalate jooksul on ühte koroonaviiruse eksperti Eestis suusõnaliselt rünnatud ja sõimatud. Teisele visati näkku uriini. Inimesed on Eestis nähtavasti jäänud uskuma neid samu konspiratiivseid jutte, et COVID pole päris. Maski kandmine rikub inimõiguse. Varjudes tegutseb süvariik, mis tahab sind kontrollida. Iga tegu pärineb sealt. Peaksime sosistama, muidu võimud kuulevad, millest räägime. Mis on meiega viga? Meil on suured probleemid, eelkõige viiruse levi, majanduskriis, mis tulemas ja kliimasoojenemine, mis nõuab ühtsust ja koostööd rohkem kui kunagi ennem. Me oleme kõik eestlased, oleme kõik lihtsalt inimesed ja mida vajame, on armastust. Loodan, et keegi minu mikrofoni nende sõnade peale välja ei lülita. The problems we face today are unimaginable. It starts with getting a handle on the coronavirus, dealing with an economic crisis just down the road, and thinking about what needs to be done quickly to deal with climate change. And yet, we are at one another's throats. What's wrong with us? In December, a National Assembly member in Estonia had his microphone cut when he gave a speech that, granted, maybe it went on a bit too long. But what did he say? Estonians need to love each other more. There are only 1 million of us. That's not something to cut one's mic over. We need love and trust and unity. Without these things, we're done. Nothing that we've done here today is normal. We hope that we never have to do this again. But we also hope that we gave you some ideas to think about and a few moments of entertainment to take your minds away from the troubles swirling all around us. Special thanks to today's program, everybody who participated in today's program, beginning with the Consul General Henny and all our friends who found time to bring us a little bit of culture, a little Eesti to celebrate this day. Suured tänud kõigile, kes me ellu tõid kauneid kilde Eesti kultuurist. Thanks to those who helped put this program together, especially Rene Meriste, Mati Laan, Kaie Pallo, and a big thanks for offering a helping hand with technology to Enn Auksmann. Palun olge ettevaatlikud, palun kandke maske, hoidke teistest eemal. Tahame tagasi saada normaalset elu ja seda ei saa, kui lihtsalt seisame nurgal ja karjume, et maski kandmine on mingisugune süvariigi varjatud plaan. Plaan oleks hoopis majast välja saada, minna tööle normaalsetes tingimustes, minna kontserdile, minna jäähokimängule. Rohkem ei küsi. Armastusega, with much love, elagu Eesti. Oh
Kindlasti tuleb kodus ka püsti seista Eesti hümniks, mida esitab meile mitmekordne Grammy võitja Ted Nash. Hey, this is Ted Nash, and it is such an honor to be able to play for you this beautiful anthem, the Estonian national anthem. And I want to wish you all a happy Independence Day. Go Estonia! All right. Happy Independence Day, Estonia. Eks seal kord veel vaatame silma ta päikese kullale. Kas leidub seal all veel üht paika ka sellele mullale? Kas leidub seal all veel üht paika ka sellele